kelle peal on Jumala vaim. Nii et ole hea ja jaga. No nii, Allar olen mina lihtsalt. Õnnistatud 3. adventi ja keegi küsis mu käest mõni aeg tagasi, et kas kristlased ikka peaksid jõulusid tähistama. No nii, otsustage nüüd ise. Et see on niisugune ei või hea küsimus. Ma alustan siis niimoodi. Aasta kõige pimedamal ajal siin Põhjalas. Ja mitte ainult väliselt, vaid tõeliselt pime on ka ümberringi. Ja inimesed küsivad vahel, kui me kõike seda näeme, kuidas maailmas edasi läheb. Mul on noored, te olete nii ilusad, aga mul on kahju teile öelda, et võib veel pimedamaks minna. Läheb veel pimedamaks. Piibli mees Noa elas niisuguseid päevi. See oli väga pime aeg. On öeldud nii, et inimesed võtsid naisi ja läksid mehele ja kogu inimkonna moraal oli täielikult laostunud. Aga Noa ei fokusseerinud oma tähelepanu sellele pimedusele, vaid Noa vaatas Jeesusele. Ta hakkas ehitama laeva. Üle 100 aasta ta ehitas seda laeva. Ja see laev on Jeesus Kristus. Ja siis, kui tulid rasked ajad, kui kõik muu hävines, siis see laev tõstis Noa üles ja välja sellest olukorrast. Me ei tähista jõule, aga me tähistame Jeesus Kristust. Ja mina olen selles mõttes jõuluusku koos kogu maailmaga. Ma usun seda, et meil on Jeesus, kes meid tõstab ülesse kõige selle pimeduse keskelt. Ja sinna me vaatame, sellesse me usume. Ma olen väga igav jutlustaja advendi ajal, sest üle 10 aasta juba ma olen advendi ajal ainult ühte teksti. Mul ei ole mingit muud teksti, nii et kui sa seda oled juba kuulnud mu suust, siis anna mulle andeks. Aga see, kui ma seda esimest korda kuulsin ja sellele kaasa mõtlesin, siis ma peale seda muud teksti ei ole saanud advendi ajal lugeda. Ja see on sissejuhatus, ma tulen veel asja juurde ka. Siin küsitakse veel pärast pealkirja ka, see on hoopis midagi muud kui see, mis te praegu kuulete. Aga advendi tervitus, armas kogudus, see tuleb prohvet Jesaja raamatust. 64. peatüki esimesed 2 salmi, ma loen valikuliselt. Ja see on nüüd, Jesaja võtab siin kokku kogu inimkonna ajaloo kõige suurema igatsuse ja ta hüüab seda karjena välja Jumala rahvale ja see kõlab niimoodi. Oh, et sa ometi käristaksid lõhki taevad ja tuleksid alla. Sina teed kardetavaid tegusid üle meie ootuse, milledest me ei ole kuulnud muistsetest aegadest. Aamen. See on advendi sõnum. See on advendi sõnum, mis kannab seda inimese kõige suuremat igatsust. Jumal, tule alla ja aita mind. Ja see sai teoks jõuluöösel, halleluuja. Jumal astus alla Jeesuses Kristuses. Piibel ütleb, et ta jättis taeva au ja tuli meie keskele, sai meie sarnaseks, et rajada sild üle patu kuristiku, et me võiksime taas jõuda sinna Eedeni aeda tagasi. Usud sa seda? No nii, vägev, see läheb hästi. See oli Jumala esimene allaastumine. Jumala teine allaastumine, teate millal toimus? Toimus 4 pühapäeval, kui sündis kogudus. Ka Viimsi kogudus, halleluuja. Ja tõotus on selle üle, et põrguvarra väravad ei võida seda ära. Jumal astus alla. Ja 3. Jumala allaaste. Inimesed arvavad, et
see sünnib Kristuse taastulemises. Aga see ei ole nii. Ma ei ole eriti lõpuaegadest kõneleja ega lõpuaegade konverentside inimene, sest ma tean sellel päeval, kui Jeesus taeva võeti ja taevaminemis-pühal ja jüngrid jäid ootama, teate, 12 meest pidasid esimese lõpuaja konverentsi kindlasti juba nädala pärast, millal Jeesus tagasi tuleb. Seda ei ole antud meile teada, aga on öeldud seda, et ta tuleb. Uus testament üle 30 salmi räägib seda, et Jeesus tuleb taas tagasi. Me usume sellesse, aga me ei tea, millal see sünnib. Me ütleme, täna see on palju lähemal kui kunagi varem. Aga piibel ütleb meile valvake. Ja see on see, mida kutsub meid Jeesus tegema. Aga kuidas see 3. allastega on? Ja see on see saladus, et see sünnib, teate kus? Täna, siin ja praegu. Kui sa oma südames hüüad tema poole. Jumal astub alla, sirutab oma käe, kuuleb meie palveid, aitab meid. Halleluuja! Vägev! Usud sa seda? Kuule, ei tasu muidu kirikusse tullagi üldse. Tõepoolest, kui sa avad oma südame, pöördud tema poole, ta astub alla. Täna siin meie keskele. Ja temal on lahendus meie jaoks. 3 nädalat tagasi ma olin Hispaanias ühes mägede linnas ja me pidasime seal koosolekut. See on niisugune, seda kutsutakse nõidade linnaks. Selle paiga nimi on Villena ja olime seal koguduse keskel ja eriline atmosfäär oli seal. Ja siis, kui teenistus lõppes, pastori abikaasa astus ette ja meil ei tõlkinud keegi siis, mis seal sünnib. Ja korraga, kui ta oli lõpetanud, siis pool kogudust tulid ette. Ja me hakkasime palvetama nende inimeste pärast. Ja siis korra üks imekaunis noor naisterahvas, tõesti noor, seisab minu ees ja ta ei julge oma pilku tõsta, ta tuleb suletud silmadega sinna palvele ja ma näen, et ta ei tule mitte ise, vaid tema sõbranna seisab tema selja taga ja lükkab teda ja ta vaatab ainult maha. Ja siis me hakkame palvetama selle noore tütarlapse pärast. Ja noored, te olete selles mõttes palju vahva, mu poiss ütleb, et isa, ära räägi inglise keeles, sa ei oska rääkida. Ja see on hea, et te noored oskate. Aga nii palju me saime aru ja korraga ma panen oma käe selle tütarlapse lõua alla ja ma tõstan tema pilgu ülesse. Ja ma ütlen talle seda ja talle tõlgitakse seda kõrva ja korraga ma näen, kuidas selle tüdruku silmad löövad särama. Üks muutus on toimunud. See ei ole sellest, kes me oleme või mis keelt me räägime, vaid Jumal astub alla. Ja sõbrad, ma tahan täna hommikul öelda väga selgelt, ei ole vaja, sealt alt ei tule meile midagi head. Vaid kui me tõstame oma pilgud ülesse, ülevalt tuleb hea meie ellu. Usud sa seda? Ja see muudab, see toob muutuse meie ellu. Halleluuja. Nii. Nüüd võiks teksti juurde minna. Mul on üks punkt. Nii et selles mõttes olge muretu, täna saame kõrvalruumi õigel ajal. Ma arvan, et me kõik ja oleme juba jõudnud aastas niisuguses aega, kus Kristjan juba juhatas sisse, kus me teeme kokkuvõtteid ja tõmbame jooni ja mõtleme kõigele sellele, mis on olnud. Ja võib-olla ma ütleksin nii, et kui olla isiklik ka, et minu elus, ma arvan, olnud üks kõige raskemaid aastaid. Aga ma ütlen niimoodi, et mitte sellepärast, et ma olen peaaegu 2,5 kuud olin voodis pikali ja peaaegu 5 kuud teiste inimeste aidata kokku.
aga ma ütlen seda, et ma olin 5 kuud Jumala koolis. Ja on ainult üks asi, mida ma selle aja jooksul õppisin ja sellest ma tahaksin täna rääkida. Need on 3 A-d, on selle jutluse pealkiri, 3 A-d ehk alandlikele antakse armu. Ma loen mõne pühakirja paiga ja võib-olla midagi tahaksin jagada siia juurde. 1. Peetruse 5. peatükk ja ma loen 5. ja 6. salmi. Ja riietuge kõik alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab ta armu. Teine kirjakoht tuleb Filippi kirjast, 2. peatükist ja ma loen 8. ja 9. salmi. 2. peatükk 8. ja 9. salmi, see räägib Jeesusest. Ta alandas ennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Sellepärast ongi Jumal ta ülendanud kõrgele ja andnud temale nime üle kõikide nimede. Vaid mõte sellest on nii kohutav, et Jumal, kes ilmus Jeesuses Kristuses, tema üle naerdi, teda mõnitati, peksti ja löödi risti. Ja Timoteusele kirjutab apostel Paulus siia juurde, kui ta räägib Jeesusest, kes alandas ennast ja piibel ütleb nii, et Jumal ülendas teda üle kõikide nimede. Ta oli kõige kõrgemal, kus olla sai, seal, kus Jumal oli troonil ja ta tuli nii sügavale alla, kuhu meie minna ei saa. Küll saad ka, aga me keegi ei taha sinna minna. Ta üle mõisteti nagu kurjategijana kohut. Jeesus on alandlikkuse eeskuju meie jaoks. Me keegi ei künni selleni, aga pühakiri kutsub meid üles õppima sellest. Ja ta ütleb meile väga selgelt siin Timoteusele, kui Paulus kirjutab oma viimase kirja, ütleb väga selgelt, et sellel ajal, millel me elame, kus me praegu oleme, see loodusvara, mida võime kutsuda alandlikkusest, tõeline varandus, on see, mida tuleb tikutulega taga otsida. Ja Paulus ütleb selle kohta, aga seda tea, 3. peatükk 2. Timoteuse kiri, et viimastel päevadel tuleb raskeid aegu, sest inimesed on enesearmastajad, rahaarmastajad, hooplejad, ülbed, pühaduse teotajad, sõnakuulmatud vanematele, tänamatud, õelad, julmad, leppimatud, laimajad, pillajad, toored, heapõlgajad, reetlikud, tormakad, sõgedad, rohkem lõbuarmastajad kui Jumala armastajad. Ja siis tuleb Jeesus, mitte kuningate keskele, vaid karjased, see ühiskonna kõige madalam kiht saab jõuluööl esimesena osa sellest, et kuningas ja päästja on sündinud. Alandlikele antakse arm. Ja ma olen sellel aastal õppinud, kui ma midagi olen õppinud, siis seda, et kõik, mida me saame ja kõik, mida me omame, ei ole sellepärast, et meie oleme need, kes oleme nii targad ja lööme uksi lahti, vaid kui me alandume Jumala vägeva käe alla, siis me saame armu osaliseks. Mida see arm tähendab? Keegi on öelnud nii, et see on Jumala poolt ära teenimatu soosing või siin mere ääres võime ütelda, et kui me purjetame läheme, siis me tunneme, et on pärituul, mis kannab meid edasi. Alandlikud saavad armu. Ja see, millest Paulus hoiatab meid
Ja milleks tulevad vahel niisugused olukorrad ja asjad, et me peame 5 kuud koolis käima. On asju, millest Jumal meid päästab ja sellega on kõik selge. Aamen. Ma olin selline ja selline, ma tulin Jumala juurde, halleluuja. Nüüd on kõik möödas ja see on unustatud. Aga siis on üks iseloomujoon. Kõige patu algus ja juur. Ja see on uhkus. Ja ma kõnelen seda täna hommikul enne kõik iseendale. Ma olen tänulik, et Jumal päästis mind sellest. Aga ma vajan seda, et ta täna mind päästab. Ja teate, tõde on see, et kui ta kingib mulle homse päeva, siis ma vajan Jumala armu, et ma võiksin sellest päästetud olla ka homme. Ma olen seda lugu rääkinud, üks vägev mees tuli usule ja tuli eespalvele ja ütles, et Jumal kasutab mind nii vägevasti, et palvetan nüüd, et ma uhkeks ei läheks. Ja siis me palvetasime, täitsa pisarates. 6 aja pärast mees tuleb tagasi ja ma küsin, et no mis nüüd on, et me ju palvetasime suga koos. Ta ütleb, et palvetame uuesti. Nüüd ma olen nii uhke, et ma olen nii alandlik. Ja see on see asi, millega, sõbrad, tõde on see, et me peame sellega tegelema ikka ja jälle. Jumal olgu meil armuline. Ja vahel ei ole vaja mitte vaid alandlikkust, vaid on ka vaja alandamist. Tuletage meelde seda Peetruse lugu. Mees, kelle kohta Kristus ütles, et see on kalju, kellele me ehitan oma koguduse. Ja siis ta soendab ennast seal maailma lõkketule ääres ja teenija tüdruk tuleb tema juurde ja ütleb, et kuule, sina olid ka koos Jeesusega. Ja seal ta salgab Jeesuse 3 korda, see vägev Peetrus. Ja selle alandamise kaudu ta muutub jälle alandlikuks. Jumala sõna ütleb, et see ei puuduta mitte üksi inimest, vaid see puudutab ka kogu rahvast, see teise ajaraamatu tekst, mida me kõik tunneme. Siis ma kuulen neid ja vastan ja säästan nende maa. Millal siis? Siis, kui mu rahvas, mida ta peab tegema? Alandab ennast ja pöördub minu poole oma kurjadelt teedelt. Kogu piibliraamat, kui sa seda loed, Iisraeli väljarändamisest kuni kuningateni välja, räägibki ainult sellest. Kui nad alandasid ja pöördusid Jumala poole, siis Jumal õnnistas neid. Ja siis on see teine pool. Kuningate ajal väga selge, siis kui pandi täiesti metsa, siis oli see, et Jumala kohtud tulid. See võib juhtuda ka koguduses. Kui kirik muutub auditooriumiks ja ühed on esinejad ja teised on kuulajad. Ühed on võõrad ja teised on omad. Sõbrad, me oleme Jumala lapsed siin koos. Ja siin ei ole nii, vaid siin elab Jumala vaim meie keskel, kes ravib meid, nii nagu täna prohvetliku sõna kaudu tuli väga selgelt esil. Ta tahab ravida meid, kui me tema poole pöördume. Usume seda, et ta suudab meid aidata. Mul üks pastorist sõber rääkis, ütles, et otsustas, et peavad evangeelse nädala lõpu 2 koosolekut. Ja siis tuli koor, terve koor tuli sinna koosolekule ja ütles, et see oli, ta ütles otse, et see oli kõige õudsam koor, keda ma oma elus olin näinud. Et ta laulis täpselt nii mitmehäälselt, nii palju kui neid lauljaid oli. Ja siis ta ütles, et aga kui nad laulsid seda laulu, et Golgata veres on vägi ja nendel noortel inimestel oli pisarad silmas, sest nad olid seda ise kogenud. Ta ütles, et üle 10 inimese sellel nädalavahetusel, selle kõige õudsama koori teenimise peale tulid Jeesuse juurde. See ei ole sellest kinni.
vaid kui me alandume ja murdume Jumala ette, siis ta tuleb ja külastab meid. See on see Jumala allastumine, mida me täna siin Viimsis ootame. Et kui ma sirutun tema poole ja ütlen, Jumal, ole mulle armuline, siis ta teeb seda. Tead, see on väga lihtne asi. Mine loodusesse vaata. Jõgi ei voola ülesse mäkke, vaid jõgi voolab sinna alla orgu. Ja samamoodi on Jumala püha vaimuga meie elus. Ta tuleb nende murtud ja alandatud, hädas olevate südamete juurde ja aitab neid. Nädal tagasi ma olin Hispaanial lennuväljal ja olime teel koju. Ja kõik läks hommikul hästi ja olime jõudnud ja me pidime õhtul kell 6 Tallinnasse jõudma. Ja mõtle, terve rivi on siis lennukeid ja meil on Stockholmis ümberistumine väga suures Arlanda lennuväljal. Ja ainus lennuk, mis 1,5 tundi hiljaks jääb, on meie lennuk. Ja tund aega oli ümberistumisaeg. Meil ei olnud mitte mingisugust lootust jõuda. Aga mul oli usklik sõber kaasas. Ja ta ütles, et Allar, et nüüd me peame nõustumise palve. Ma ütlesin, et kuidas see välja näeb. Mattiuse 18:19. Ma ütlesin, et no loe siis. Ja ta loeb selle ette ja seal on kirjas, et kui 2 või 3 on ühel meelel maa peal ja seovad midagi, siis see on taevas seotud ja kui nad lahti päästavad, siis see on lahti päästetud. Ja siis ta palvetas ja ma tundsin ennast seal. Ma ütlesin, et Jumal, me alandlikult pöördume sinu poole, et ma ei jaksa seda 24 tundi reisida. Kui see kuidagi võib olla ja kui me oleme seda väärt, siis tule ja aita meid. Ma olen niisugune mees, et ma lendan mitte väga kallisti lennukipiletitega ja see on suur firma, lendab üle Euroopa, tal on 400 lennukit ja 1600 reisi päevas. Ja siis see reis muidugi, mis Stockholmist edasi läks, see oli on time, õigel ajal. Ja Arlanda lennuväli Stockholmis on nii suur, noored, kui kunagi lähete, teate, 0,5 tundi võid kõndida ühest otsast teise. Tükk, 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 tükk ja ole terve. Ja siis me maandume. Ja läheme välja. Ja seesama lennuk, mis meid hilinemisega tõi Stockholmi, lennab edasi Tallinnasse. Me kõndisime uksest välja, saime oma võileivad ära, ootasime 15 minutit ja läksime selle sama lennuki peale. Ja ma olin õhtul kell 6 kodus. Jumal teab ja Jumal näeb. Ja kui me tema poolde pöördume, siis ta tuleb ja aitab meid. Peetrus jätkas ja ütles, et Jumal ülendaks meid omal ajal. Me meenutame Taavetit ja Taavet oli kuningas, kes üks võimsamaid kuningaid oli. Ja siis, kui ta kukkus väga kõrgelt. Te teate seda lugu, kui ta nägi seda kaunist naist seal teisel pool teed ja ta tegi pattu Jumala vastu. Ja siis ta palvetas ainult ühte palvet. Jumal, ära võta minult ära oma püha vaimu. Jumal ei vaja meie kulda ega lambaid. Taavetil oleks olnud seda rohkem kui kellelgi teisel. Vaid Jumal otsib meie hoiakut. Ja see on see, et me usume, et tal on võimalik. Ja kui me alandlikult pöördume tema poole, siis ta tuleb meil appi. Luuka evangeeliumi 7. peatükis on meie suurim eeskuju. Piibel ütleb, et ta oli Rooma sõjapealik, keda inimesed austasid kõik. Temal on sulane kodus ja see on haigeks jäänud. Ja Jeesus ütleb selle mehe kohta, kui see evangeeliumi lugu lõpeb, ütleb, et ta ei ole kellegi inimesel näinud nii suurt usku kui selle sõjapealikul. Ja millest siis see suur usk avaldub selles loos? See on Luuka 7. peatükk.
Ja see räägib meile nii. Ta palus teda, et ta tuleks. Me pöördume Jumala poole. Ta alandas ennast. Ta ütles Jeesusele, ma ei ole väärt, et sa minu kotta tuled. Ja siis ta kandis seda usumeelsust, et ma tean, et sa oled Jumala poeg ja sul on kõik võimalik. Ja ta ütles, saada ainult sõna ja mu sulane terveneb. Iisraelis oli niimoodi, et kui õhtul lambakari koju aeti, siis karjane seisis väravas ja ta pani oma karjase kepi väga madalale. Ja lambad pidid kõik üksteise järel sealt selle karjase kepi alt läbi pugema. Et karjane nägi, et nende jalad on korras, et nad ei ole vigastatud. Ja niimoodi ta kogus kogu karja õhtul aeda ja nad valvasid tema ümber. Sõbrad, Jumala riigiga on umbes samamoodi. Me oleme vahel need inimesed, kes arvame, et see on nagu kõrgushüpe. Ma arvan, et ma ei eksi, aga kui ma noorem olin, siis mina ei saanud hakkama, aga siis peeti võistlus, teate, oli niisugune, kus pidid selle alt läbi pugema. Mis tants see oli? Limbotants, just õige, jah. See oli limbotants, et see oli siis võitja, kes madalamalt läbi läks. Ja selle Jumala asjadega on ka nii, et teate, see Jumala riigi asi on ka nii. Me peame alanduma. Et Jumal võiks näha, et kõik on sinuga korras. Ja siis ta juhatab terved lambad oma karja juurde. Ja viimane asi. Õige veel, ühe mehe ma toon veel siia. On Vanatestamendi mees, kelle nimi oli Naaman. Te teate seda lugu? Ta oli pidalitabin Süüriast. Ja ta ütleb, Iisraelis on prohvet, lähme sinna. Ja suured kandamid ja kingitused on kaasas, et Iisraeli Jumal, kes elab, võiks tema puhtaks teha tema haigusest. Ja mõtle, prohveti poiss jookseb talle vastu ja prohvet ei tule toast väljagi ja ütleb, et mine pese ennast 7 korda Jordanis ja siis sa saad puhtaks. Ja ta vihastab. Mida? See savine löga, Jordani jõgi, meil on 1000 korda paremad jõed oma kodumaal Süürias ja ma pean minema sinna. Ja poiss tee peal tuletab talle meelde, et kui ta oleks palunud midagi suurt, siis sa oleksid seda teinud. Kuule, sa kujuta ette, missugune alandumine sellele ja 7 korda veel. Ja 1 kord siis kõik on lögane ja mõtle, pühakiri ütleb, et kui ta 7. korda oli ennast vette kasnud, ta tõusis üles sealt veest ja ta ihu oli poisikese ihu sarnane. Ta sai puhtaks. Jumal ülendab neid, kes on valmis alandama ennast. Ja viimaseks. Arm tuleb alandlikele, aga pühakiri ütleb, et me peaksime kuradile vastu seisma. Arm tuleb alandlikele, aga vaenlasele tuleb vastu seista. Ja sellega on nüüd niimoodi. On asjatu oodata, et vaenlane põgeneb, enne kui Allar ei ole alandunud. Ja kui me nüüd seda teeme ja sellest saladusest aru saame, siis see on meie tagala. Ta näeb, et sa ei karda, sul ei ole hirmu, sa oled turvalisel meelel. Ja Peetrus jätkab siin ja ütleb selle sama kirja 5. peatükis, see oli, ma saan selle kätte. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema kannab hoolt teie eest. Ja kogudus ütleb, amen. Õnnistatud jõuluaeg, aga ma tahan palvetada teiega veel enne. Ja ma ütlen niimoodi siia lõpuks. Kui me nüüd tõuseme Jumala ette, siis olgu see märk sellest, et me oma südames ütleme, issand, ma tahan alanduda sinu ette. Ja alandlikult oma palve sulle esitada.
ma oleks reisinud sealt Hispaaniast üle 24 tunni koju. Ja ma olin 6 tunniga oma voodist, kui hea koht. Sest kui me tema poole pöördume, selle tõusmisega sa annad ka märku ja ütled, et ma usun Jumal, et sa astud alla. Ja see mure, mis minu südant täna vaevab, mis minu hinge haigeks teeb, ma usaldan selle palve kaudu sinule. Sirutun sinu poole. Ja ma tänan, et sa kuuled minu palvet, vastad minu palvele ja täidad selle rõõmuga, mida jõulud toovad. Sest ma usun jõuludes, Jeesus Kristus tuli minu pärast ja tema kaudu on mul kõik olemas. Amen. Oled sa valmis palvetama? Amen. Siis tõuseme üheskoos. Oh, halleluuja, Jeesus. Halleluuja. Isa, ma õnnistan kogudust ja õnnistan iga inimest, kes siin on. Kõige vanemast, kõige nooremani. Neid armsaid, kellel elu on ees. Issand Jeesus, olgu sinu vägi hingamas nende peal. Et nad teavad, et nad võivad turvalisel meelel käia. Jeesus, sa astusid alla. Sa läksid surmavalda ja röövisid võtmed. Ja ei ole mingisugust hukkamõistmist neile, kes Kristuses Jeesus on, kes usuvad sinusse. Issand, ja täna hommikul me sellega, et me siin oleme ja seisame su ees, me tunnistame, et me usume sinusse. Issand, ja me lihtsalt sirutume sinu poole, issand. Tõstame oma käe ja ütleme, Jeesus, aita mind. Kui sa usud seda, ja issand, õnnistagu sind. Ja on veel keegi, kes ütleb täna, issand, õnnistagu sind seal ja sind, kes sa tõstad oma käe Jeesuse nimel ja võta vastu praegu see vastus oma palvele Jeesuse nimel, armas inimene siin ees, Jeesuse nimel. Tulgu abi, issand Jeesus, sest sa oled tulnud aitajaks meile, päästjaks, halleluuja. Sa tõmbad meid välja. Sa tõstad meid üle selle vee, mis uputab, halleluuja. Ei ole midagi, mis meid suudaks võita, kui me sinu sisse varjume. Ja täna hommikul me tunnistame seda, issa, me täname, et valgus tuleb sinu läbi, elu tuleb sinu läbi. Las see voolab meisse, issand Jeesus. Olgu kiidetud sinu nimi. Anna meile jõudu sind usaldada. Olla täidetud selle usuga. Et sul on kõik võimalik. Täna veel. See ei ole see, kuskil keegi saab abi. Vaid Jeesus sa ilmud minu jaoks. Minu perekonda, minu ellu. Minu kogudusse. Ja halastad ka veel meie rahva peale. Täname, et sa oled ustav ja hea. Olgu õnnistatud sinu sündimise pühad meie maal. Ja nii nagu me alustasime üheskoos. Täida rahuga, mis on ülem kui inimese mõistus. Amen. Aitäh.